objekti peal katsetab niidanmuru siis Verris ja sellist järelkõnnitavat niidukit F2V15 hüdro. Vaatame, kuidas ta siin hakkama saab. Tegemist peaks olema väga võimsa masinaga ja väga võimeka masinaga. Aga kõigepealt tuleb ta käima panna. Nagu sellisest esimesest katsetusest näha on tegemist väga võimeka masinaga, mis saab suve jooksul ühe korra trimmerdatud rohuga väga kenasti hakkama. Aga ma tahan nüüd minna sinna tahapoole ja seal on rohi hoopis teisest massist. Masina kiirus saab reguleerida. Ma panen selle kõige aeglasema peale. Lõikeorgan on tõstetud kõige kõrgemale, mis üldse võimalik on. Ja vaatame, kuidas ta selle paksu rohuga seal taga hakkama saab. Viin telefoni sinna ja siis sõidame otse sealt läbi. Olin sunnitud töö katki jätma sellepärast, et avastasin, et masin ei lõika, ei niida, ei purusta. Ja kui ma siit korpuse vahelt piilusin, siis tundub, et rihm on maha jooksnud. Ja see on mulle küllaltki arusaamatu. Et mis ma muidu ütlen? Hea, võimas masin, päris hea tööd teha. Siin on paar asja, mis mul silma jäid. Esiteks see, et kui ma vaatasin niiduterasid, siis niiduterad, kas on valesti reguleeritud, on nad paigast ära, igal juhul vähemalt üks niidutera käib vastu korpus ja on korpusele siis sellise mõne sentimeetrise juti sisse lõiganud. Teine asi on see, et kui sõita paksust rohust läbi, siis see rohi jääb korpuse ja niidutera vahele. Ja kui see juhtub, siis hakkab kogu see asi siin suitsema, sellepärast et mootor veab, aga lõikeorgan ei vea ja rihm siis tahab põlema minna. Sellele veale ma sain jälile. Ja ühel hetkel siis hüppas rihm päris maha. Kuna siin on päris keeruline ligi saada, siis ma ise seda vähemalt siin kohapeal tegema ei hakka. Ja üks asi veel, mis mulle selle masina puhul ühest küljest meeldis, teisest küljest ei meeldinud. Korpuse saab tõsta päris kõrgele, ma pakun silma järgi, see on 10 sentimeetrit, võib-olla 10 sentimeetrit pluss. Aga siin tagarataste kohal
on üks selline horisontaaltala, mis tundub, et kaitseb kettülekannet. Ja see on maapinnast üks selline paari sentimeetri kõrgusel, mis tähendab seda, et kui lõikeorganil takistust ei ole, siis sellel horisontaaltalal ikkagi on. Ja masin ei jää kinni mitte ratastega, mitte lõikeorganiga, vaid just selle tagumise talaga. Et see sisuliselt lohiseb kogu aeg mööda maa. Ja see lõpuks osutus häiriks, kuigi pluss on see, et tänu sellele ma sain üles korjata leide ja üles korjata kõik kivid, mis minu teele jäid ja mis olid siis enam-vähem nii-öelda pinnasega tasandil. Kui 10 palli süsteemis hinnata, siis ja teadmata selle rihma mahajooksmise põhjusi arvestada, et see rohi on seal tegelikult päris kõrge, siis korralik 8. Et väga hea riist, väga hea masin.